Kes ei tahaks teada, mida toob tulevik? Täpselt seda keegi ei tea, aga oletada võib ja mõnikord isegi peab, et probleeme ennetada. Septembri algusest 18. oktoobrini vältav 3. Tallinna arhitektuuribiennaal Taab annab hea võimaluse uurida arhitektidelt ja linnaplaneerijatelt, missugused on nende visioonid meie elukeskkonnas toimuvatest muutustest ning tutvuda projektidega, mis tavainimesele üsna ulmelisena tunduvad, ent arhitektid teavad, et need uuendused ongi juba homse päeva reaalsus. Selle aastane arhitektuuribiennaal, mis toimub nüüd 3. korda, vaatas tulevikku eelkõige selle tõttu, et on tulemas kohe lähiaastatel hästi palju uusi tehnoloogiaid, mis muudavad meie kõikide ruumilist käitumist ja suhtumist ruumi. Peateema oli isejuhtiv linn. See viitas 2 suuremale muutusele ühiskonnas. Kõigepealt lihtsam on see, et isejuhtivad autod on tulemas meie tänavatele ja vaadates asja planeerimisliku poole pealt, siis see on teema, millega me peame hakkama kohe ja väga kiirelt tegelema. Autosid jääb keskmiselt 10 korda vähemaks linnas. Eesti hõreasustuses ma julgeks pakkuda, et kuskil 5 korda vähemaks. Kõik need suured asfaltväljad, mis on seda linna kägistanud juba aastakümneid, need muutuvad täiesti kasutuks. Meil ei ole vaja planeerida linna enam parkimiskohtade järgi. Meil ei ole vaja planeerida linna selle järgi, et mis on tee läbilastusvõime. Kui Eesti tahaks vähegi olla selles valdkonnas innovatiivne ja eestvedaja, siis me peaksime võtma eesmärgiks, et aastaks 2030 oleks 90% liikuvusest vajadusel isejuhtiv. See suur muutus toimuks 15 aasta jooksul. Praegusel hetkel auto on ressurss, mis 95% ajast seisab. Ta on pargib kusagil. Sellel hetkel, kui on isejuhtiv tehnoloogia, siis on märksa lihtsam autot jagada ja see on astmeliselt odavam ja turvalisem. Praegune mõttemudel, kus tõesti ka minule meeldib autoga sõita, mingil hetkel tekib talupoja mõistusele lihtne valik. Kas sa tahad 10 korda kallimat või 10 korda odavamat varianti? Kui on olemas inimestel ka kogemus selle tehnoloogiaga nagu reaalselt liikumises, siis ma usun, et see muutus toimub suhteliselt ruttu. Isejuhtivate sõiduvahendite tulemine meie tänavatele võib-olla planeerimise mõttes tähendabki seda, et suuresti on tekkinud kõikvõimalikud liiklusinseneeria normid selleks, et vältida inimlikku eksitust. Kui masinad hakkavad juhtima algoritmid, siis inimlikku eksitus ei olegi selles valemis. Mis tähendab, et me ei pea enam planeerima valgusfoore, liiklusmärke, muuhulgas näiteks ülekäiguradasid ja ütleme linnakodaniku ja tavainimese vaatenurgast, kes ei ole autoroolis, tähendab see linnaruumi muutumist inimsõbralikumaks ja inimmõõtmelisemaks. Et ühe lihtsa näitena oma lõputöö raames mõeldes ja tegeledes nende teemadega, ma suutsin istutada Tallinna magistraaltänavatele 600 000 puud. Ja nende istutamisega võiks juba täna alustada, sellepärast et see tehnoloogiline muutus on tulemas kiiremini, kui me seda arvame. Arhitektuurimuuseumil on seekord väga hea meel olla osaline arhitektuuribiennaali üritustest ja biennaali kuraatori näitus, kõige selline suurejoonelisem ja olulisem näitus toimub siinsamas Rotermanni soolalaos arhitektuurimuuseumi suures saalis. Muuseumi jaoks on just põnev seekordne näitus pealkirjaga Keha ehitus, body building, just selle visionäärsuse aspektist, kuna see arhitektuur ja see keskkond, mida näitusel eksponeeritakse, on digitaalse tehnoloogia vahenditega, robootika abil valmistatud tööprotsessi tulemus. Need on pigem eksperimendid. Kui
siis vaadata selliseid eksperimentaalsemaid asju, mida üldjuhul tehakse ülikoolide juures, arvutisimulatsioone, mis põhinevad mingitel mudelitel, arvutusskeemidel, siis need tihtipeale meenutavad protsesse, mis toimuvad looduses või elus. Teisest küljest on nende tööde taha alati arhitekt, kelle kanda siis on 500 aastat arhitektuuri ajalugu, mis algab siis Albertist, põhineb hästi palju ratsionaalsel mõtlemisel. Arhitekt ja ehitatu ei ole otseselt omavahel seoses, vaid arhitekt loob nii-öelda disaini, see ongi tema teos ja siis see disain muudetakse ehitiseks ehitajate poolt, kes peavad seda tegema siis hästi täpselt. Et kuhu jääb siis tänapäeval see tasakaal nagu selle albertiliku arhitekti ja selle isejuhtiva loodusliku küberneetilise süsteemi vahel. Sellepärast me panimegi pealkirjaks kehaehitus, vastandades neid kutsusime siia kokku 10 arhitekti, kes meie arvates tegelevad ääreala laiendamisega, otsivad uusi võimalusi tehnoloogiatest ja materjalidest. Seda tehes on neil väga erinev suhe just sellesse samasse duaalsusesse, et kas nad üritavad võimalikult palju kontrollida ja allutada seda tehnoloogiat enda tahtele, või nad just uurivadki seda, milleks see tehnoloogia võimeline on, mida see tehnoloogia hästi teeb ja kuhu disain võiks selle tehnoloogia abil edasi liikuda. Arhitekt, kes töötab UCLA-s ülikoolis, õpetab arhitektuuri, on õppejõud, aga ühtlasi on ka teinud väga palju koostööd moedisaineritega. Ja nüüd on siis ta nii-öelda esimene kollektsioon või proov üksinda moodi teha. Aga ta tahakski just eemale minna sellisest hot couture'ist, mida sa ei saa eriti kanda, mis on ebamugav, sellepärast ta siis nii-öelda katsetaski siin esimest korda kummi 3D printimistehnoloogiat, mis on rohkem elastsem ja inimkehale paremini haakub. Ta on uurinud vetikate hargnemist ja paljunemist. Kasutades seda vetikate nii-öelda hargnemise niidistikud on loonud erinevaid tihedusi, mis on jälle siin nagu arvutis ennem genereeritud, modelleeritud pinnad, mingid kohad, mis on vaja katta tihedamaks muuta, ta suudab seda teha kas mitmekihilisusega või rohkete hargnemistega ja siis jälle, kus ta peab olema tugevam ja nii-öelda konstruktiivsem, siis ta on kasutatud selliseid suuremaid, jämedamaid jooni selle tegemiseks. Siis võikski minna järgmise juurde, kus on juba jõutud natukene arhitektuuri skaala poole. See on siis Achim Mengese ja Moritz Dösselmanni uurimisgrupp Stuttgardi ülikoolis ICT-s, kus nad siis iga-aastaselt ehitavad Stuttgardi ülikooli ette paviljone, mis üle aasta on siis puidust ja üle aasta on siis sellistest kiudfiibersüsteemidega, robotitega 3D prinditud. Ehitusplatsil on tegelikult kraanad, sul on rasked elemendid, mida on vaja tõsta, siis nende idee oligi see, et nad hakkasid uurima putukaid. Et putukad, kes on sellised kestaga putukad, nad on väga kerged, et lennata, aga samas nad on ka tugevad, et olla kaitstud väliste mingit peale kukkumist eest või mis iganes. Et tegelikult meil oleks vaja hoonet samamoodi, et oleks kerge, aga tugev. Uuringute tulemusena töötasid nad välja siis sellise teadmise, et tegelikult see nende putuka kihi sees on sellised fiibersüsteemid, mis on erinevate tihedustega, vastavalt, kus ta peab rohkem vormi hoidma. Et pange ka tähele, siin on ka tegelikult on ainult paar kohta, kus on need metallelemendid ja siin all ei ole mitte mingit konstruktsiooni, aga ta hoiab täpselt seda vormi. Fiibritega töötamisel me suudaksime saavutada neid tulemusi, mida justkui putukad juba endas kannavad. Kui me nüüd sellest paviljonist räägime, mis siin on, nemad hakkasid vaatama veealuseid ämblikke, kes suudavad õhumulli sisse
ehitada endale kookoni. Nad säilitavad selle väga õhukese õhumulli vormi ja nad suudavad jälle toota midagi väga kerget. Ja samamoodi siis nemad, mis nad tegid, ehitasid sellise nii-öelda suure õhupalli, mille sisse nad panid roboti ja nad pidevalt hoidsid seal õhku sees. See oli 1 millimeetrine õhem plastikkiht, kus nad siis nagu batuudil hoitakse kogu aeg selle sooja õhku sees. Samal ajal robot siin sees printis seda ja mis siis jäigastus ühtlasi ka kuivamisel ning lõpuks nad saidki valmis paviljoni, mis on 1 millimeetri paksune, aga mis on 4 meetrit kõrge ja mitukümmend ruutmeetrit. Ja seal on põnevad mustrid, valgus mängib väga ilusti läbi, väga selline nagu niisugune puudealune olek on, aga väga efektiivne, optimiseeritud, aga siiski suur struktuur. Ma tahaks näidata, et okei, me võime kleite teha, aga samasti me võime teha ka paviljoni skaalas asju. Materjali seisukohalt oluline aspekt ongi ökoloogiline jalajälg. Et siis võib-olla siinkohal tuleb ka see teema mängu, et disainerid loovad ise uusi materjale. Näiteks meil siin näitusel on Austin, Texasest üks ülikooli professor, kellel on ka oma arhitektuuribüroo ja tema tegeleb bioplastikutega. Teda huvitab üldine materjali ökoloogia, kust materjalid tulevad, kuhu nad lähevad. Ja need bioplastikud, mida ta keedab kokku omaenda stuudios, nende alusaineks on toiduainetööstuse jäätmed. Need on loomsed ja taimsed polümeerid, millest siis on võimalik luua biolagunevat plastikut. Antud juhul ka aus olla, siis see on seast tehtud. Nendest jäätmetest ta keedab bioplastikut, mida ta suudab ise kontrollida, selle paksust, selle paindlikkust, selle läbipaistvust. Kui mul on vaja 2-nädalane elamu teha, siis me saame selle välja keeta. Viimane kiht sellele saab panna, mis on juba vähem veekindel ja saab ka ette luua selle stsenaariumid, et kuidas seda lõpuks siis nii-öelda hakatakse eemaldama või kõrvaldama, et kas on matmisviisil või on veega ja nii edasi. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab meil heita kõrvale materjali standardiseeritus, mida meil oli vaja tööstusliku tootmisprotsessi jaoks. Ja me võime analüüsida ja simuleerida looduslikke materjale niimoodi, et me suudame ette näha, kuidas nad võiksid käituda näiteks ehituses. Meil on tegelikult võimalik jälle hakata kasutama näiteks looduslikke materjale, võib-olla puitu, mida on tavapäraste teaduslike meetoditega inseneridel väga keeruline olnud arvutada, kuna puidu puhul sa ei tea päris täpselt kunagi, milline tema sisestruktuur on, siis tegelikult tänapäeval on võimalik skaneerida, simuleerida ja kogu seda protsessi nagu mudeldada arvutite abil. Tähendab seda, et looduslikke materjale on võimalik palju suuremal skaalal tulevikus kasutada. Me ei pea enam tegema puidust perfektse ristlõikega talasid, vaid me võime näiteks skaneerida metsas puid ja raiuda maha täpselt selle puu, mis sobib meil täpselt parasjagu teatavasse kohta kuskil hoones. Me tahtsime luua midagi vabavormilist, mis justkui näitaks seda puiduga innoveerimisvõimalust ja justkui tooks selle näituse sealt teise korruse peidetud saalist siia õue linnaruumi. Näitame, et ka Eestis on võimalik innoveerida. Kui nüüd minna nagu spetsiifiliseks, siis see on tegelikkuses magnetväli, mida need jooned siin kujutavad. Ja kogu see struktuur on tegelikult läbi arvutatud tänu sellele algoritmilisele süsteemile, see kõik siin koos püsib, et mina oma peaga seda kindlasti arvutada oleks osanud. Algselt see vorm tuli ka osati sellest, et me tahtsime biennaali ajaks teha nii-öelda
T-viita 3 erinevas suunas, kui ta näitab sinna kultuurikatla poole, vertikaalse kehami poole, siis ta läheb nagu täiesti sirgeks sinna maha jõudes. Siin ta hakkab nagu justkui maha langema, et minna sinna Viru väljakuks nagu tasaseks. Ja siin me siis näitame sellele teisele korrusele, ehk siis nagu õhku tõstetud osa, mis siis viitab otseselt sellele näitusele. 100-aastase modernismi ajalooga me oleme harjunud täisnurksete ja perfektselt sirgete seinadega, mis on ka muidugi meie enda konstruktsioon, et ja kui keegi muu kui inimene ei ole selle asja peale tulnud. Inimesele on omane loomulik selline tung luua uusi asju. Enamik inimesi ei ole rahul sellega, mis on praegu, nad tahavad alati, et asjad oleksid paremini või teistmoodi. Me otsime kogu aeg midagi uut. Nüüd, kui meil on olnud ligi 100 aastat modernismi ja sirgeid seinu, siis me ühest küljest esteetilises plaanis võib-olla liigume ka teatavate varasemate arhitektuuristiilide suunas tagasi, nagu barokk või juugend, aga me teeme seda hoopis teistmoodi. Kui siis oli see käsitööpõhine, siis tänapäeval on selle aluseks arvutid ja robot tootmisseadmed. Kui käsitöölane võttis tüki puud ja proovis läbi, kuni see toimis, siis tänapäeval me saame arvutite abil kõike seda simuleerida, me saame proovida läbi tuhandeid katki minevaid variante, kuni me leiame selle ühe, mis toimib, ja siis hakata seda tootma. Selle struktuuri autor on City from Lab, mis on Singapuri ülikooli juures tegutsev uurimisgrupp, mis peamiselt tegeleb küll linnavormiga seotud küsimustega, aga meil lihtsalt sattus üks hetk selline võimalus, et me pidime tegema paviljoni juurdeehituse ja sealt on see lihtsalt aja jooksul välja kasvanud ja täiustunud siis selline süsteem, mida me oleme püüdnud rakendada erinevate struktuuride materjalide puhul. Ma arvan, paljud asjad on puhtalt esteetilised. Me vaatasime läbi sadu erinevaid variante ja mõtlesin, mida me ei ole enne teinud ja mis tunduks esteetiliselt huvitav, pluss ta andis võimaluse näidata, kuidas on võimalik teha kahekõverusega pindu, mis on üks üles, et mingis mõttes demonstreerib selle meetodi erinevaid võimalusi. Üks võrdlemisi tavaline ehitusmaterjal, mida te olete kindlasti väga palju näinud fassaadides või ka liiklusmärgid on tehtud samasugune. See on komposiitalumiinium, kus on 2 alumiiniumkihti, mis on võrdlemisi õhukesed, mille vahel on siis paksem plastikukiht ja mis annab talle selline väga hea stabiilsuse ja lõigatavuse. Peaaegu ükskõik millisest tesselatsioonist või jaotusest annab teha erinevaid vorme, aga kuusnurk või veel täpsemalt alles, et kui 3 äärt tulevad kokku, on kõige fleksibiilsem geomeetrivorm, mis lubab seda tehnoloogiat kasutada. Siit on näha see köögipool, mis annab talle stabiilsuse ja kuidas need kuusnurgad on omavahel kokku pandud. Et oluline selliste kärgstruktuuride puhul on see, et jõud liiguksid võimalikult ühtlaselt üle struktuuri, et ei tekiks jõudude kontsentratsiooni, kust ta hakkab lõhkuma. Probleem on lahendada ära antud nurk siin, kus erinevad seinad tulevad kokku ja kuidas jõudu siis viia ühelt seinalt teise, kui ta siit alla tuleb. Aga mis selle tehnoloogia juba selline omapärane on see, et kogu see ruumiline struktuur on välja lõigatud 2-mõõtmeliste seadmetega plaatmaterjalist, mis niikuinii on kasutuses tänapäeval erinevate fassaadide tegemist. See on väga lihtne liigutus liikuda sellisest 4-nurksest tasapindsest selle tehnoloogia juurde. Meid ongi väga palju huvitanud, et kuidas üles ehitada keerukamat struktuuri, võrdlemisi selline lihtsate vahenditega, et näiteks selle struktuuri ülespanekuks oli 1 A4 paber. Ehitusplatsil suur osa ajast läheb ülemõõtmisele. See ongi see, et me oleme
pannud kogu informatsiooni nendele detailidele peale ja siis sellest lähtuvalt on väga lihtne neid lihtsalt nagu suurt pustet kokku panna, kui võtta seda, et iga puste detailil on kirjas veel, et kellega ta kokku läheb. Innsbrucki ülikooli õppejõud Mariann Colletti koostöös Eesti Tüdruku Kadri Tamrega on siis välja töötanud sellise poorse süsteemi. Kui me vaataksime seda kui vertikaalset fassaadi nagu linnaruumides, kus ei ole enam ruumi horisontaalseteks parkideks, siis siin nende poorsuste sees tegelikult võib kasvada nii rohelust välja, siin me võime pidada mesilastarusi, ehk siis see võib olla ka putukate pesakondadele. Ja põnevist ongi see, et mingil hetkel võtab see rohelus, ehk siis loodus võtab üle selle objekti. Nailon pallid, mis paisuvad veega, niiskusega, võtavad need robotitega, teevad need vormid ette, kaevavad ette, panevad need pallid sinna sisse ja siis sinna pallid on need poorsuse määrad ja valavad selle kipsi sinna sisse või metalli. Mingil hetkel, kui see ära kuivab ja kui me see vormist välja võtame, siis need pallid lähevad jälle väikseks tagasi, kuna niiskus on kadunud ja nad hakkavad ükshaavalselt välja kukkuma. Tekkis see poorsus, aga mingid sisemised pallid on seal ikkagi veel sees ja need on need, mis hoiavad niiskust seal. On mõeldud fassaadina, et mis materjal see võiks siis olla? Kõige tavalisema betoon-metallkarkaski hoone tegelikult uus lähenemine võib olla selline, et kus fassaadielemendid on betoonist või gipsist valatud sellised figuratiivsemad elemendid ja vahepeal on siis see metallkonstruktsioon, mis neid koos hoiab. Enamus asjad siin näitusruumis on tegelikult meie näituseks tehtud, et ainult osad olid varasemalt valmis. Et kuna see oli just jõudis siia avamise päeval, siis tegelikult me ei tea veel, kuidas ta looduses käituks. Aga ambitsioon on see kindlasti välja viia välisruumidesse. Siin on siis Austriast pärit uurimismeeskond. Pigem on need arhitektid, kellest on saanud insenerid. Nad on kõik Viini rakenduskunsti ülikoolis õppinud arhitektuuri, nagu mina ja Sillegi, aga nad on pärast lõpetamist läinud töötama sellisesse büroosse nagu Bollinger Grohmann insenerid, kes on välja töötanud sellise arvutiprogrammi, mis analüüsib kandekonstruktsioone. Teeb seda arvutitele omasel viisil, et see ei arvutata igat ühenduskohta ühekaupa läbi, nagu seda teevad insenerid paberi ja pliiatsi abil, vaid kõik need punktid on korraga süsteemis. Arvutitele antakse käsk liiguta neid punkte nii kaua, kuni arvutusmudel näitab, et see seisab. Kui see alla vaadata, siis see ongi niisugune ruumiline vorm, et saaks selle asja ehitada võib-olla 100 korda suuremalt ja terasest ja see toimiks samamoodi. Kõige selle aluseks on algoritmid, mis siis teevad teatavaid operatsioone ja vastavalt sellele, kuidas see algoritm on üles ehitatud, vastavalt sellele tuleb ka lõpuks see visuaalne tulem. Siin on meil näha ruudul põhinev loogika ja diagonaalidel. Siin on hoopiski, kui võtta selline pind ja seda analüüsida, need jõud, mis seal pinna sees tekivad, need jälgivad neid jooni. Oluline on aru saada, et seesama tööriist, mida arhitekt kasutab, ehk siis arvuti, ei muuda mitte ainult seda, mida ta joonistab, aga ka seda, kuidas ta mõtleb. Tänapäeval arhitekt ei pea enam joonistama klassikalist maja, nagu seda läbi sajandeid on tehtud, vaid ta võib välja mõelda programmi, mis joonistab selle maja või mis iganes objekti linnaruumi tema eest. Seda tüüpi parameetriline arhitektuur on tulemas meie maailma ja üha enam hakkab ilmnema ruumis. Et kuraatornäitusel oli väga palju erinevaid näiteid sellest, kuidas tegelikult arhitekti roll on väga erinev ja muutumas. Nendest kõikidest tulevikutehnoloogiates rääkides ei tohi ära unustada seda inimlikku mõõdet.
Väga paljud inimesed, kes ka biennaalil alguses kohale tulid, eeldasid, et meil on niisugune tavaline tehnoloogiliselt optimistlik sündmus, mille käigus näidatakse erinevaid vidinaid ja räägitakse, kui kihvt see kogu tulevik saab olema. Tehes seda, tegelik eesmärk on see, et harjutada kohalikku ühiskonda ja kogukonda muutustega toime tulema, sest neid tehnoloogilisi muutusi, mis meil on tulemas, neid tegelikult on tulemas aina kiiremini. Aga mis siis juhtub sellel hetkel, kui internet ära läheb, on see, et see inimeste võrgustik, see näost näkku kohtumine ja inimeste tundmine, see on peamine asi. Biennaali kontekstis me rääkisime sellest, kuidas see tehnoloogia saab aidata seda võrgustikku tugevdada ja seda autonoomiat kasvatada. Ja kõige mustema stsenaariumi puhul tõesti, kui internet ja elekter ära lähevad, siis see on see asi, mis peab vastu. Üks teema, mida Vabariigi president avaseminari kõnes, on just turvalisuse teema. See, kuidas meie andmed on selles uues totaalsete digitaalsete tehnoloogiate ajastul kaitstud, ega nad ei ole manipuleeritavad, ega nad ei ole kuidagi halvasti ära kasutatavad. Ja kuivõrd selle seminari ja Tallinna Artuuribiennaali üldine teema oli isejuhtiv linn, ehk linn, mida juhib sisuliselt tehnoloogiline aju, siis see on kindlasti väga aktuaalne mõelda, kus on selline vabaduse ja kontrolli piirid. Kui vaadata tulevikku ja uurides seda, siis negatiivsed stsenaariumid on tõesti väga palju. Suur vend tuleb ja võtab kogu võimu üle ja siis tulevad robotid ja siis lõpuks on tegelik olukord on ka kliima soojenemine. Need negatiivsed mõjud on niikuinii siin koha peal. See tulevik läheb aina killustatumaks, maailm, kus me elame, läheb aina kirevamaks. Nüüd oluline on leida need ühised identiteedi osad, need teemad ja põhjused, mis toovad inimesi kokku ja mis hoiavad neid koos. Ja lihtsustatult see näitab seda, et seesama modernistlik ajastu, kus sul on üks ümmarguste prillidega arhitekt, kes tõmbab pikad sirged jooned ja tema oma valgustunud valitseja kepi all teab, mis on õige ja kuidas inimesed peaksid elama, see aeg on läbi. Me ei saa enam niimoodi planeerida, me peame planeerima teistmoodi. Inimene ja kogukond saab selles planeerimisprotsessis osaleda. Läbi selle ta näeb, et muutuse toimumine on võimalik. Üheks väga heaks tööriistaks selle muutuse soodustamisel näiteks osaluseelarvet kohalikus omavalitsuses, mida Eestis näiteks Tartu linnavalitsuse näitel on juba praktiseeritud. Selle mõte on nüüd selles, et kui kohalik kodanik näeb, et tegelikult ka minu sõna muudab midagi, ma saan valida midagi ja tõesti see linnaruum, see minu kodutänav muutub, siis tal tekib üha enam ja suurem stiimul selles riigi valitsemises ja juhtimises osalemiseks. Ja kõik nii võimalikud uued tehnoloogilised süsteemid tegelikult aitavad meil selle päris demokraatiani nagu lähemale jõuda. Unustame filmidest nähtud katastroofistsenaariumid ja usume arhitekte ja linnaplaneerijaid, et tehnoloogia areng ei too käesoleval sajandil kaasa mitte kaose ja võõrandumise, vaid muudab maailma hoopis inimnäolisemaks. Tulevik on ju meie enda nägu.